Uudis Plus. Uudis Plus. Peterburist ja peterburilastest räägime nüüd ja räägime raamatu Minu Peterburi autoriga Mailis Hudilainen. Tere päevast! Tervist! Kui eestlane mõtleb Peterburi peale, siis Eesti inimese Eestist mineva turisti jaoks on Peterburi ikkagi kultuuri sümbol. Esimene asi, mis meelde tuleb, ikka Ermitaaž, Dostojevski kvartal ja ei jõua ju üles lugedagi. Aga kui Peterburi elama asuda, mis on siis esimesed muljed? Siis on muljed hoopis teistsugused. Sest et Peterburis on tõesti kultuuri ruutmeetri kohta palju rohkem kui inimesi ja see defineeribki linnapalet. Isegi kui tuled siia elama, arvad, et jäädki sellesse ilusasse kultuuri kogu aeg niimoodi vinduma, aga ei ole midagi sellist. Näiteks mina just hiljuti sain järjekordselt läbi elada seda tunnet, mis on vaadata linnakülalise pilgu läbi, sest et võõrustasin hiljuti nädal aega noort tegelast ja meil käis tõesti pea ringi kogu aeg sellest, et iga hommiku panime kella üha varasemaks helisema, et nüüd me peame veel rohkem nägema ja õhtul ikka kurtsime, et tappikene nii palju jääb nägemata. Ja nii sa ei pane tähele mitte midagi muud kui seda, kuivõrd palju on olemas siin kultuuri ja just neid Dostojevskit ja Gogolit ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui jääd siia elama, muidugi kultuur jääb kätte saadavaks, aga kuidas öelda, elaniku prioriteedid on ju teised. Elanik peab tööd tegema, poes käima, tänavatel liiklema, lõpuks riigiasutustega jändama. Ja selle läbi avaneb hoopis teine linnatunnetus. Selline ebamugav ja pitsitav. Kõik on järsku sombune ja kallis ja ebaõiglane miskit pidi. Ja muidugi ei tohi unustada seda, et suurem osa elanikkonnast elab mitte selles ilusas kesklinnas, vaid tüüpilises nõukogude ajal ehitatud magalarajoonides. Ja sinna see kesklinn ainulaadne õhustik ei ulatu üldse mitte kuidagi. See on muidugi palju keerulisem, kui ma alguses oskasin arvata. Mina kohanesin elaniku staatusega aastaid, sest et ma süvenesin just neisse olmelistesse probleemidesse niivõrd, et ununes kogu tõelise Peterburi rikkus. Ja just seda rikkust peab kasutama, et seda igapäevaselt sinuga kaasas kantavat ebamugavustunnet tasakaalustada. Murre toimus minu jaoks siis, kui ma lõpetasin ühiskonnas toimivate reeglite vastu võitlemise, ütleme nii. Läksid vooluga kaasa? Jah, täpselt. Ma sain aru, et siin lihtsalt ei saa lasta ennast igast pisiasjast kõigutada. Ühe närvikava lihtsalt ei pea vastu. Ja kui ma lasin lahti, siis olukord ka pöördus. Nüüd ma leian aega lihtsalt toituda jälle sellest kultuurist, mis siin on, ja otsida ka inimesi, mis meie seda halli kliimat ka värvilisemaks maalivad. Ja niipidi saab jälle hoopis kuidagi kolmandat moodi seda linna näha, mida ma praegu ka teen. Et ma ei oska öelda, kas ka 4. etapp tuleb, kus ma kuidagi veel 4. pidi hakkan teda nägema. Kas võib siis ka öelda, et sellel ajahetkel, kui sina lasid nii-öelda vabaks ja läksid vooluga kaasa, sellel ajahetkel võttis Peterburi ka sinu omaks? Ma väga loodan nii, sest et mulle tundub küll, et ta hakkas mulle järsku pakkuma selliseid kingitusi, mida ma enne seda aastaid olin oodanud ja palunud temalt, aga kuidagi moodi ei saanud. Ja need on seotud selle tohutu kultuuripärandiga? Mitte ainult, kindlasti mitte kultuuripärandiga. Kindlasti pakkus ta mulle ka palju rohkem töövõimalusi, et ka seda kultuuri näiteks nautida, sest et keegi ei tohi ju unustada, et kultuur pole kusagil väga tasuta, ütleme niimoodi. Teiseks ta hakkas mulle andma ka kontakte inimestega, keda ma varem siin lihtsalt ei kohanud ja inimesed on lihtsalt oivalised. Mul ei ole sõnu kui kirjeldamaks, kuivõrd vastuvõtlikud, südamlikud, lahked inimesed need on, kui sa oskad nendega kontakti leida. Mis selleks siis tegema peab? Vastuvõtlik olema, leplik, salliv, anda inimesele võimalus sinuga ka kohaneda. Pigistada silmad kinni sellele mõningatele turtsatamistele või ma ei tea, kuidagi avaneda elule, ütleme nii. Sa peaaegu ilmselt vastasid minu järgmisele küsimusele, et kes on peterburilane. Missugune on peterburilase identiteet? Ühelt poolt kindlasti, aga teiselt poolt ei, sest et ka see on keeruline küsimus, sest et Peterburis käivad endas pikalt debatid, kes on tema õige elanik.
ja eristatakse näiteks piiterlasi, leningradilasi, peterburilasi ja veel mõndasid teisi vastavalt sellele, milline ajaloolis-kultuuriline traditsioon on inimesi kõige enam kujundanud. Teisalt muidugi tehniliselt iga inimene, kes siin pikemalt elanud, on peterburilane, aga see ongi suhtumise küsimus. Mulle nii meeldis, kuidas just hiljuti sõitsin taksos rongijaamast ja taksojuht küsis mu käest, et kust tulete? Ma olen siin peaaegu 8 aastat elanud, ütlesin, et kohalik olen. Tema vaatas mulle niimoodi suurte silmadega otsa, ütles, aga mina ei ole, mina olen tuulnukas, mina olen siin elanud alles 79. aastast saadik. Et kuivõrd erinev suhtumine meil on, sest et teda kujundab see venelase arusaam peterburilasest, et peterburiline on õige selline üliintelligentne, kultuurne, pisut isegi snobismi kalduv, väga peene hingega, natuke nagu teisest maailmast ja see peab tal temast kaasas käima juba läbi mitme põlvkonna, mis ta siin elanud on. Aga sellised inimesed, neid on näiteks esiteks ajalugu väga tugevalt süstemaatiliselt hävitanud, et neid on väga keeruline leida. Ja neil on oma subkultuur tõesti, aga ma ei tea, kas nad suudavad ennast piisavalt taastoota. Eriti veel muidugi seetõttu, et tänapäeva noorte identiteet on ka palju ähmasem ja laialdasem. Just tahtsingi küsida, et kuidas noortega on, et kas noored toetavad või missugust identiteeti nad toetavad. Sa käisid hiljuti ka Eestis arvamusfestivalil, kus räägiti ka palju uutest põlvkondadest ja Üpsilon põlvkonnast ja missugune on Peterburi noor, kas ta on ka sotsiaalmeedia noor ja maailmakodanik? Kindlasti on ta sotsiaalmeedia noor. Kuigi mina ise tehniliselt kuulun sellesse Y või Y generatsiooni hulka, siis sellegi poolest ma vaatan üllatusena, kuidas 5-10 aastat minust nooremad inimesed sotsiaalvõrgustikes elavad ja kui palju nad neid oma ellu kaasavad. Aga kui võrrelda Peterburi noort näiteks Eesti noorega, siis nad on ehk tõesti pisut sarnasemad kui vanem põlvkonnad. Sest et Peterburi noor kindlasti reisib rohkem, läheb Euroopasse ka õppima ja tuleb loodetavasti ka tagasi. Ja ka rahvusküsimus ei ole neile niivõrd põleva tähendusena. Selles mõttes ta tunneb ennast rohkem maailmakodanikuga kui vanemad Vene kodanikud. Aga teisalt viimase aja poliitiliste sündmuste põhiselt on ikkagi rahvusküsimus pannud ehk ka neid oma rahvusliku kuuluvuse üle mõtisklema. Sest mida ei saa täheldamata jätta on ju see, et kuigi meile see võib üldse mitte meeldida, aga Venemaale lõpuks pakutakse teatud rahvuslikku ideed, mis puudus Nõukogude Liidust kokkuvarisemist saadik. Ja see on rahvuskuulumisele väga oluline. Ja seda hakkavad ka nooremad tundma, et neile edastatakse praegu hoopis teistsugust sõnumit kui varem oli. Ja näiteks seda siinne vanem põlvkond ka nendib, et ega see uus rahvuslik idee, mida üritatakse nüüd sisse süstida, see vana isevalitsus õigeuskute rahvuslust teema taaselustamine hea ei ole, aga ta on ikkagi parem kui, ja nüüd ma tsiteerin ühte vanemapoolset naisterahvast, nahaalsele rahvale konsumerismipõhise elamise pakkumist. Ja see, et nüüd noor inimene, kes on kogu aeg elanud oma tarbimisühiskonnas, järsku kuuleb seda, et on olemas patriotism ja peab olema oma rahva üle uhke ja nii edasi ja lisaks see Ukraina kriis. Muidugi ta hakkab mõtlema veel kord selle üle, et kas ta on venelane või mitte, et kas ta on ikka maailmakodanik. Kas noor inimene tahab olla venelane? Või ütleme, et praeguse kriisi valguses, Ukraina kriisi valguses, mida sellest üldse Peterburis arvatakse ja kui palju üldse arvatakse? Kas räägitakse sellest seltskonnas näiteks? Ikka räägitakse. See on uus selline teema, millest üle ega ümber ei saa, kui kellegagi kohtud, kuigi väga üritad. Ma arvan, et ka kõikidest põlvkondades on praegu umbes samasugune kihistumine, et keeruline on öelda ühtset venelaste seisukohta, et mis toimub. Et on kindlasti väga tugev kihistumine selles mõttes, et keegi mõistab väga tugevalt hukka, keegi elab väga positiivselt kaasa nendele sündmustele selles mõttes, et Venemaa on tubli, Venemaa tõuseb põlvedelt ja siis on väga palju neid inimesi, kes on kusagil seal nende kahe radikaalse punkti vahelise skaala keskmes. Et üldistada on keeruline. Seda võib küll öelda, et kevadel sõditi siin omavahel rohkem.
et kes on mille poolt, et kas Venemaa tegutseb õigesti või ei tegutse, kas tohib siin veel elama jääda või peab juba poliitilise protestina ära kolima ja nii edasi. Aga üldiselt, kui vaadata näiteks just peterburilast, siis peterburilane on väga irooniline tegelane. Ja siis kogu neid sündmusi kommenteeritaksegi läbi sarkasmi. Näiteks üks viimastest uudistest tuli läbi, et Moskvas suleti 4 McDonaldsit. Ja kuidas siis seda venelased siin kommenteerivad, et otse loomulikult oli see tehtud sanitaarnormide tõttu ja naerdakse. Et nad on sellised väga peenetundelised, sarkastilised inimesed ja see aitab neil paljuski seda olukorra tõsidust enda jaoks kuidagi lahjendada. Lõpetame poliitikast kaugema teemaga, et igas linnas on oma subkultuurid, oma kultuuri allhoovused ja hästi tore ja huvitav oli lugeda Peterburi ruuferitest ehk katusel käijatest. Ja see on tõesti omaette fenomen. Nii palju kui mina mäletan, ongi kesklinna katuseid ümbritsenud selline keelatud viia romantiline room, sest et nad on midagi omapärast. Peterburi on väga madal lausik linn ja sellepärast need kesklinna kalduskatused pakuvad täiesti omapärast vaatevinklit talle. Ja nii palju kui mina mäletan, on noorte jaoks igal soojal aastaajal peab kohustuslik mõnele katusele kambakesi ronida ja seal tunde lõdvestada. Sest et sa oled seal, kõik aeglustub, sa oled ju füüsiliselt saginast ja siblimisest kõrgemal ja samas sind rahustab ka see väga keeruliselt kirjeldatav katuste geomeetria. Sest et üleval on 2 nädalat sinule aastas pakutavad sinine taevas ja siis need plekkkatused ja seal on veel, see on ju veel keelatud sinna minna. Sa pead ronima väga, väga raske sellise skeemi, kuidas sa pääsed läbi nendest kinnistest ustest ja pimedatest koridorist ja nii edasi. Et kui sa sinna jõudsid lõppude lõpuks, siis on kõik nii hea ja nii tore. Aga need ruuferid on mõnes mõttes väga halvasti mõjunud sellele katuste aroomile, sest et nemad on selle kujundanud ka omaette atraktsiooniks. Et korraldatakse nüüd sinna ekskursioone ja nüüd on võimalik lihtsalt maksta ühele tegelasele, kes viib su õigetele katustele ja siis sa saad seal kõike seda vaadata. Ja seeläbi on kadunud see avastamisrõõm, et sa ise lähed kuhugi ja otsid. Sest et ega see lihtne ei ole, et iga katus ei ole avatud. Sa pead teadma inimest, kes teab veel kord inimest, kes siis teile räägib. Ja see on osa sellest väga huvitavast, põnevast tegevust, ütleme niimoodi. Soovitan kindlasti igale ühele. Kui võimalik on ja kui leiab õige inimese üles. Täpselt nii. Aitäh, Mailis Udilainen, raamatu Minu Peterburi autor ja lõpetuseks ma võib-olla ütlen veel, et kes tahab teada, mida peterburilased eestlastest räägivad, missuguseid naljalugusid, siis selleks tuleb küll raamatut lugeda. Aitäh, Mailis! Ja aitäh, Piret!